see on nii tore, inimestega saab suhelda, rääkida nendega nende asjades. Näiteks praegu läks inimene mööda, ütles, et ma valin nagunii teid, ega mul ei olegi kedagi rohkem valida. Et niimoodi. Aga on ka sellised inimesed, kes ütlevad, et ma ei taha EKRE-st midagi kuulda, lähevad edasi. Just. Nii et, aga see teebki selle asja ilusaks. See teebki ilusaks. Sellepärast, et kui kõik oleks ühte nurka mängimine, siis see oleks üldse huvitav. Ja. Ma näen jah, et sa oled täitsa hasardis. Jaa, ma olen täiesti hasardis. Seda on muidugi rõõm näha, et kui sellist asja teha hingega ja huviga, et siis on ka tulemust. Seda tuleb rõõmuga teha. Rõõmuga, jah. Sellepärast, et kui hakkad kurvastama, siis tegelikult tajud seda raske tööna ja vastiku asja. Ja siis ei lähe välja, siis ei lähe õhtul välja oma flaiereid jagama ega midagi. Sest et parem on vajuda diivanisse ja vaadata telekat ja juua cappuccinot. Mis siis inimesed põhiliselt küsivad? Kuule küsivad või näed, maksuteemal oli siin ja nii edasi. Lahendad kohe tänaval ära maksuprobleemid siis? No põhimõtteliselt võiks ära rääkida küll tegelikult. Ma ütlen, et me ju tegelikult tänu EKRE-le me ju võitsime riiki. Jääb peale, kuidas sa alla jääd? See on Haaberstist tuleb niisugune nurk, eks sulle, tuleb sisse Kristiinesse ja siia taheti teha jäätmejaama, aga siin on kõik Kristiine eramajad, eks ole, ümber. Selle küll, aga teadke, mina näiteks sain Kristiines sellise asja, meil oli tegelikult Vuti tänav ja Vuti tänav oli niivisi ümargune. See tähendab seda, et vihmavesi kõik tuli. Kuulge, see on lugu on siin, mina olen põlistaja ja nii. Kui ma vaatan, kuidas Noore mees, see peaks olema kõik EKRE kirjad, Vuti peal.